miks inimesed ei võta kuulda seda sõna, mida Jumal tahab neile anda? Miks see sõna, tänu millele Jumal lõi maailma, ei tee muudatusi meie eludes, miks ta väga tihti on nii igav? On kolm arvatavasti põhjust. Esimene see, et me ei saa sellest aru, mida Jumal tahab meile öelda. Me ei oska seda keelt, milles räägib Jumal. Piibel, Jumala sõna, see on armastuse keel. Ja me väga tihti ei oska seda keelt, sellepärast et meie kõnedes ei ole väga tihti neid sõnu, mida kasutab Jumal, neid armusõnu, armastuse sõnu. Ja seepärast me ei suuda seda aru saada ja seepärast on väga igav. Järeldus on vaja võib-olla rohkem mõelda armastusest, otsida armastust meie eludes ja otsida võimalust anda armastust teistele inimestele. Teine põhjus ei ole püsivust. Me kogu aeg otsime ja võib-olla paljud, mitte kõik, midagi uut, midagi põnevat. Ja ei veedanud sellega, siis hakkame otsima midagi muud, ei veedanud teise asjaga, veel midagi, vahetame oma sõbru ilma püsivuseta. Ei saa kuulata Jumala sõna, sellepärast et väga tihti erinevate sõnadega Jumal räägib meile samades asjades ja kui me juba tahame midagi teha, väga tihti see toimub. Isegi kuulan Jumala sõna, kui kuulan mingi jutlust, aga mõtlen juba teistes asjades, mida ma hakkan tegema, siis võib-olla ma ei kuula lõppude lõpuks seda, mida Jumal tahab mulle öelda. Ja võib-olla kolmas asi. Need maised asjad meil on nii tähtsad, et siis kui Jumal räägib meile kuningriigist, asjadest, mis ei kao iialgi, siis meil ei ole huvitav. Meil on väga tähtis saada seda, mis on meie käest just praegu. Aga need asjad, vaimsed asjad, muidugi me võime aeg-ajalt pühendada ennast, võib-olla see on mingi ohver meie jaoks, aga siiski kõige tähtsamad need asjad, mis meil on käes just praegu. Ärgem unustagem, et need asjad kaovad ära, aga seda, mida Jumal tahab meile öelda, see püsib igavesti ja vähemalt aeg-ajalt oleks hea, et me pöörduksime nende asjade poole ja mõtiskleksime nende asjade üle.